Mul pole enam energiat, mida anda. Mehed, me oleme just maandunud sellele mahajäetud saarele ja järgmised 3 päeva sööme ainult seda, mida suudame ise püüda. Iga päev, mehed, läheme täiesti uude piirkonda jahtima erinevaid loomi ja loodetavasti leiame selle väljakutse lõpuks selle saare tippkiskja. Ma näitan teile, mis meil on seljakotis ja mul kaasas esimeseks päevaks. Ja hakkame pihta. Siin on meil suur nuga. Meil on ka sukeldumislestad. Meil on ka see kalapüügioda, mida saame kasutada, kui ookeanis ujume. Meil on maskid, et näeksime vee all ja me ei läheks kuhugi ilma selleta. Ja meil on ka meie High Test Quick Revive. Mehed, see aitab mind järgmiste päevade jooksul, sest kes teab, millega me silmitsi seisame. Alustame seda väljakutset rannikuriffidel, mehed. Ja iga päev liigume toiduahelas ülespoole järjest suuremate loomadeni. Nüüd iga päevasaak avab meile ühe üllatuseseme, mida saame kasutada nende loomade valmistamiseks. Sest selle väljakutse lõpuks eesmärk on pidada koos teiega ülim pidusöök selle saare suurimast tippkiskjast. Ma olen selleks valmis. On aeg varustus kokku panna ja kohe välja minna. Lähme! Vau, mis? Vaata, kui uskumatu see koht on! Olgu, lähme vaikselt välja. Ma lähen siit välja. Vau, vaata seda veepüstolit! Vau! Issand, veepüstol on hulluks läinud! See pritsib sulle rinda! Oi!
Nii, kutid, ma tulin just ühest hullust sukeldumisest ja olin seal umbes sama kasulik kui udarad pullil, ausalt. Ma panin igale poole mööda. Esimene päev oli raske, aga meil on see kala, kutid. Seda nimetame silver draamaks. Ma pole kunagi varem sellist kala söönud, kutid, ja mul pole aimugi, mis maitsega see on. Need on nagu taimtoidulised kalad. Nagu näete, neil on väike suu ja nad toituvadki merevetikatest, planktonist ja kõigest sellisest. Mul pole aimugi, mis maitsega see on. Lisaks on meil see hiiglaslik karp, mille ma sealt alt leidsin. Kes teab, mis selle sees on, aga me avame selle iga päev. Me hakkame iga päev uusi loomi püüdma. Nii et praegu oleme alustanud toiduahela kõige alumisest otsast. Kuna me saime süüa, saame vähemalt ühe salajase koostisosa. Aga selle väljakutse lõpuks, kutid, loodetavasti on meil mingi tõeline tippkiskja. Ja siis saame kõik koostisosad avada ja see teebki sellest kõige ägedama kokkamise. Nii et ilmselgelt alustame ilma koostisosadeta, ilma tuleta siin, kutid. Meil pole mitte midagi. Tahame selle kala puhastada nii, et saaksime seda mõnusalt toorelt süüa. Tahame puhast liha ilma luude ja nahata. Ma lõikan lihtsalt ühe filee poole maha, kutid. Ja loodetavasti saan võimalikult palju liha kätte. Alustan siit. Lõikan otse alla. Noani. Liha tõmbleb. Sõna otseses mõttes veel. Ma tunnen seda oma kätes. Ja see siin on ilus väike filee, kutid. Vaadake, ma valetaksin teile, kui ütleksin, et liha näeb hea välja. See on sõna otseses mõttes hallikas. See on hullumeelne. Aga me lõikame natuke liha maha. Tahame selle naha küljest lahti saada. Me just lõikasime oma kalalt ilusa sashimi ja avasime oma esimese koostisosa, kutid, sest me püüdsime täna loomi ja see on sojakaste. Meil pole tuld, meil pole esimeseks päevaks midagi muud peale sojakastme. See on kõik. Paneme lihtsalt natuke igale sashimi tükile. Ja kutid, see ongi kogu liha, mis mul on, et homseni vastu pidada. Ma pole selle kala suhtes ikka veel kindel. Selle tekstuur on tõesti hallikas. Proovime ära. Anname sellele võimaluse. Vaata, see pole kindlasti parim kala, mida ma kunagi söönud olen, aga pole ka kõige hullem. See pole kõige hullem, sest selle juurde käib mõnus sojakaste, mis tasakaalustab maitset. Aga kui meil oleks ilus makrel või midagi sellist, oleks see hullumeelne. Ma tegelikult ei oota seda väga, aga meil on hiiglaslik karbikest, mille me kohe avame ja sööme toorelt sojakastmega. Ma ei teagi, mis selle sees on. Aga me saame kohe teada. Millest see asi tehtud on? Teemantidest või? Kas sa teed nalja? Issand! Issand, kutid! Vaadake, mis selle sees on! See on nagu hiiglaslik auster. Karbiklamber, natuke sojakastet peale. Plaan on järgmised paar päeva ellu jääda. Kui see asi mind kõhutõvega maha ei murra, siis ma ei tea, mis veel võiks. Neelame selle alla. Ma arvan, et ma just sõin selle soolikad ära. See oli hapu, vend. See oli hapu. Mehed, vaadake seda vedelikku, mis siit välja tuleb. See on ilmselt üks raskemaid esimesi päevi, mis mul elus olnud on. See oli vastik. Pean sellele kalale andma 6 punkti 10. Ja see ongi kogu valk, mis meil homseks on. Mul pole üldse energiat sees ja ma näen teid homme varahommikul teise päeva alguses. Meil on seld vastu seina, aga hoiame pöialt, et leiame uue kiskja täiesti uues maastikus. See saab raske olema. Olgu, siis näeme, kutid. Mehed, me oleme just sellel mahajäetud saarel teiseks päevaks maandunud, süües ainult seda, mida ma püüda suudan. Mehed, täna on meil ühed kõige pöörasema tingimused üldse. Sinine jääkülm vesi, valged liivarannad ja me oleme sõna otseses mõttes paradiisis.
aga kuna mul pole üldse energiat, te nägite eile, meil oli ainult see väike toore kala ja see suur karp, mis oli täiesti rõve mees. me läheme selle mahajäetud saare ümbrust avastama, lootuses, et leiame mingitki toitu. Mehed, kõik, mida ma püüan, saab minu toiduks ja kui ma loomi ei püüa, siis jään sõna otseses mõttes nälga. Ma tahan teile näidata, kus me oleme, mehed. see on üks unistuste paiku, kus ma oma elus olen käinud. Nüüd nende saarte juures on hea see, et tõusu ajal uub siia nii palju asju, mida me saame tegelikult kasutada. Ühe mehe prügi on teise mehe varandus. Meil on siin terve hunnik kuivanud puid, süütematerjali, vanu kookosekoori, kõike, mida saame siin kasutada. Vaata kõike seda! Siin on üks vana king, paar plastpudelit. See saar on nagu hiiglaslik mänguväljak. Kõike, mida me siit leiame, saame me põhimõtteliselt kasutada. Siin on üks rannapõõsas. Merepetersel, seda võib tegelikult süüa. See on väga soolane, aga see ajaks mind siin saarel veel rohkem janusse. Täna mul on viimane jõud sees, kutid, ma olen räigelt näljane. Eile sõime seda hiiglaslikku mäda täis karpi. See asi oli ikka tõeliselt rõve. Täna tahan ma vaadata, kas saan endale korraliku eine, sest ma tean, et homme läheme me koletist püüdma ja mul on vaja kütust. Kutid, see on üks ägedamaid asju üldse, vaadake seda. See peab olema üks suurimaid karbikoori, mida ma oma elus näinud olen. Vau! Noh, olgu. Me jätame selle alles. See tuleb kasuks. Me saame kasutada seda hiidkarbi kesta, mille me leidsime ja saame oma kalad selle sisse panna. Paneme end valmis. Täna on meil üks hull relv, mida me kasutame. See on see vinge asi siin. See on suur kahur. Täna hakkan otse rannikult ujuma. Poisid, ilmselgelt olid loomad, kelle meile saime väga väikesed ja maitsesid kohutavalt. Nii et täna peame taset tõstma. Ja te teate, et kui me täna loomi kätte saame, avab see ühe salapärase koostisosa, mida saame siin saarel kasutada. Ja las ma ütlen teile, me vajame seda. On aeg minna otse sellelt rannalt avastama ja vaadata, mida me leiame. Lähme. Kas see on hõljuv junni? See on kas palk või junni, ma ei tea.
mehed, see oli seal all hullumeelne. See rannarihv oli elust kihav mees. Ja hea uudis on see, et meil on teiseks päevaks mingi toit olemas. mehed, kui ma sukeldusin, olin ma sõna otseses mõttes täiesti läbi ja te nägite, et meil oli see asi vee peal hõljumas. Ma ikka veel mõtlen, kas oli junn või hõljuv palk. See kasskala siin on üks kõige veidramaid liike üldse, mehed. Meil on see pisike suu siin ees ja kõva väline kest. Kas te kuulete seda? See on hullumeelne. Aga siin taga on see nagu pehme ja siis neil on selline väike saba. Nüüd mehed, selle kivi kõva kesta all on tegelikult tema liha. Ja me kalatseme selle ära küpsetada, et näha, kuidas see maitseb. Need meenutavad mulle natuke Pikachut. Nad on nagu Pokemonite tegelane kogu selle hullumeense kollase ja selle kummalise väliskestaga mees. Mehed, meil on siin ka see asi. Seda nimetame me Fingermark Snapperiks. Ja nad on ühed kõige ilusamad söögikalad planeedil Maa. Sugulased näiteks mangrove snapperile või mangrovi Jackile. Mehed, nende värvid on hullumeelsed. Neil on see erepunane osa ja see läheb peaaegu üle ergoranžiks. Nad on täiesti uskumatud kütid. Vaadake seda suud siin. Ja see siin on saarte peal tõeliselt korralik isend. Tõenäoliselt suurim, mille ma kunagi saanud olen. Ja just seda meil vaja on, sest meil on vaja kütust, mehed. Ma arvan, et me läheme püüdma mõnda selle ookeani suurimat looma. Iga päev, kui me midagi püüame, avame ühe salajase koostisosa ja täna, kuna me oleme siin sellel mahajäetud saarel, saame tule. Jah, mehed, meil on siin tuli olemas. See tähendab, et meil on sojakaste ja meil on tuli. Ja just seda saamegi siin kasutada, et neid ilusaid kalu teise päeva puhul küpsetada. Aga ärge muretsege, mehed, homme on veel üks salajane koostisosa, mille saame avada, kui leiame mõne tõelise ookeani koletise. Lähme uurime seda rannikut, leiame mingit tule süütamiseks sobivat puitu. Ehitame lõkkeaseme ja paneme teise päeva kala küpsema. Vaat seda, mees, vaata seda. Issand, see siin on väike nautiluse kest, mehed. Vaadake, kui lahe see on. See on sõna otseses mõttes elav fossiil, üks vanimaid loomi planeedil Maa, kes tegelikult elas selle sees. Võtame selle kaasa, kasutame seda meie lõkke juures aksessuaarina. Kasutame kõiki neid asju. Mehed, siin mahajäetud saartel ei kulu palju, et säde kustuks ja ausalt öeldes pole midagi paremat kui mahajäetud saar, lõke ja üks korralik kokkamine, mis kohe algab. Mul on liha vaja, mehed, kohe praegu. Eile oli toore kala söömine ainult sojakastmega ikka päris jube, mehed. Nii et siin saarel lõket teha ja kala otse tulele panna on lihtsalt uskumatu. Me kasutame traditsioonilist Austraalia meetodit, mis tähendab, et teeme söesängi ja paneme kala otse peale. See tähendab, et kala küpseb väljastpoolt peaaegu nagu oleks see kergelt söestunud. Aga kalad, millel on tugev väliskoorik, see kaitseb neid ja siis saame selle kooriku maha koorida. Ilmselgelt, poisid, me läheme iga päev järjest suuremate kiskjate peale, nii et homme läheme juba kõige suuremate tegelaste kallale. Eile olid meil üsna kehvad kalad, need olid söödakalad. Täna on meil ilusad snaprid ja kes teab, millele me homme jahti peame. Vau! See on umbes nii hea, kui elu üldse olla saab, kutid. Siin sees on meil hiidkarbikest, meil on snaprid ja kastikalad, mille me püüdsime ja me oleme need tulel grillinud, mees. Proovime seda snapperit, kutid, kui me selle lahti koorime. Vaadake seda! See liha on lihtsalt täiuslikult küpsenud. Loomulikult on meil eilne soja olemas. Oleme selle korralikult grillinud. Meil on üks hull koostisosa, mille tahame homme avada, kutid. Aga praegu on meil siin rannas imeline sojamaitseline snapper. Lähme sööma. See on lihtsalt üks kõige õrnema maitsega liha üldse ja see, kuidas see tulel küpsetades kondi küljest lahti tuleb, on uskumatu. Ma pean seda kastikala proovima, kutid. Neil on sõna otseses mõttes see kõva välimine kest, mida sa lihtsalt tagasi koorid. Kas te näete seda seal? See on sõna otseses mõttes nagu kanafilee. Kas te teete nalja? Pane natuke sojakastet peale. Lähme ja proovime selle ära. Nii. Kuum. Ausalt, see on nii hea. Kuulge,
Need kastkalad on kõige veidram asi üldse. Vaadake seda. Need väiksed soomused, mulle meeldib see kõva välimine kest. See on nagu pusle. ja siis koorid selle lahti ja sul ongi need väikesed õrnad fileed. Vaata seda kastkala. Me oleme selle sõna otseses mõttes täiesti ära söönud, mees. Ma panen selle nahka. ja ma näen teid kõiki homme varahommikul 3. päeva alguses, sest te teate, et homme läheme täiesti uude piirkonda, et jahtida tippkiskjaid ja selle väljakutse lõpule viia. Hoiame pöialt. loodame, et leiame nad üles. Sest see avab meile saladusliku koostisosa ülimaks pidusöögiks. Näeme teid varahommikul. Kohtumiseni siis. Jee! Jää, poisid! See on vinge! Mehed, kohalikud järgivad meid sinna kohta. Vaata delfiine, mees! See on hullumeelne! Jää, poisid! Jaa. Tere hommikust teile, kutid! Ja praegu on 3. päev. Meid ümbritseb tõeliselt peegelsile meri, sest täna ajame me taga tippkiskjaid sügavas sinises ookeanis, kutid. Meil on suur kahur kaasas ja te teate, kui meil õnnestub täna hiiglane kinni püüda, avame saladusliku koostisosa, mis on vajalik ülimaks pidusöögiks. Siin elavad ookeani hiiglased. me sukeldume umbes 20–30 meetri sügavusele ja me hakkame alla sukelduma, kutid. Loodetavasti ajame sööda kala taga ja veel hulga teisi kalu ning meelitame ligi suurima tippkiskja, kelle leiame. Siin tundub täna tõeliselt kalane päev olevat. Ma ei oska seda täpselt seletada. lihtsalt tundub, et kõik mu ümber on elus. igal pool on söödakala, on linnud ja ma olen sellest nii pööraselt elevil. viimased 2 päeva on olnud tõeline katsumus. aga te teate, et me peame 3. päeval kala püüdma, et see väljakutse lõpule viia. Vaadake, kui uskumatud on praegu need tingimused. Te näete mind lausa veepeegelduses, kutid. See on pöörane. lihtsalt sügav sinine vesi, täielik peegelsile. On aeg mul varustus selga panna, vette minna ja hakata taga ajama kõike, mida me sealt alt leiame. See on tippkiskja, lähme. Kas te just nägite seda? Mul tuli hiiglaslik makrel mööda. Ma sihtisin selle peale ja ma kurat küll panin mööda. Issand jumal! See oli see tippkiskja, keda me jahtisime, kutid! Meil on vaja kiire taastumist. See annab mulle uue elu, kutid. Ma olen praegu täiesti põhjas. On aeg see asi lahti teha. Kange kraam, kiire turgutus läheb alla. Lähme! Mis? Oodake, ma olen 96 valmis ja me saame koletise. Meil on koletis. Meil on koletis.
olge ettevaatlikud, poisid, lülitage mootor välja. see asi on hiiglaslik, kas sa teed nalja? Are you kidding me? We have got a freaking monster, guys. Look at this thing on here. This is a freaking beast, man. Oh, it's got to be like 40 kilos, guys. I've never... Ma pole kunagi varem oma elus nii suurt makrelli näinud. Vaadake selle suud, kutid. See on hullumeelne. See on peaaegu nagu moondunud. Ots on ümar nagu koerahammas tuunikalal. Ma pole kunagi midagi sellist näinud. Hiiglaslik Hispaania makrel. Siinne tippkiskja ja me oleme sellega hakkama saanud. Te nägite, et me lasime suure vikerkaare jooksja, panime selle alla nagu peibutise, et loomi ligi meelitada. Ja kutid, see tüüp tuli kohale ja sõi päriselt selle neetud vikerkaare jooksja ära. Ja siis ma sukeldusin alla ja lasin teda. Ta sülitas selle välja. Ja nüüd on meil tippkiskja käes. Issand jumal. Me oleme sellega hakkama saanud. Ma pean selle asja õlale vinnama. Kas oled selleks valmis? See siin on see, mida me nimetame koletu Hispaania makrelliks. Issand. See on nii raske. Ma ei suuda seda isegi üles tõsta. See on nii raske, aga see on tohutu. Issand. Ma ei oska midagi muud öelda, kutid. Sellest paremaks see kanal enam ei lähe. Kui sa kohe ei laigi ega telli, ma annan alla. Iga kord, kui ma hommikul ärkan ja kõik läheb valesti ning ajad lähevad raskeks, sa usud alati, et sinu elus juhtub midagi erilist. Ja aeg-ajalt plaan saab teoks ja midagi ilusat juhtub. Ja see on meeldetuletus kõigile. Kui sul on praegu raske aeg, lihtsalt tea, et sa ei tea, mis on selle halva aja teisel poolel, mees. Ja see seal on tõeline koletis. Püha taevas, kutid, see asi on koletis, mees. Me just jõudsime maale, kutid. Me teeme nüüd nii, et paneme lõkke üles viimaseks küpsetamiseks. Ja te teate ju, kuna me püüdsime selle koletise, saame kätte oma viimase koostisosa selle saare kõige vingemaks pidusöögiks. Lähme. See on see, mille me panime söödaks. See tuli ja sõi selle asja sõna otseses mõttes tervenisti ära. Vaata suuruse vahet. See on päris suur vikerjooksja. Ja see mahub sõna otseses mõttes otse tema suhu siia. See on hullumeelne. Vaadake selle pead võrreldes minu käega. Nüüd, kutid, need loomad siin on põhimõtteliselt seal kuningad. Neil on kõige pöörasemad hambad, mida võite ette kujutada. Ja nad tulevad lihtsalt läbi ja lõikavad põhimõtteliselt kõike, mida tahavad. Täielikult lihaseline keha. Sellel on peaaegu nagu muudetud suu, kutid. Tavaliselt on nende suu väga terav ja torkiv, aga see on nii suur, et see on peaaegu ümmargune. Kõik nende uimed istuvad loomulikult kehas sees just niimoodi. Näete, siin all on tal küljejoon olemas. Ja tegelikult siit me selle tabasimegi, kutid. Saime ilusa tabamuse keresse. See ei peatanud seda tegelikult. Ots isegi ei läinud teisele poole läbi. See ongi nii paks, kutid. Ja vaadake ka selle saba. Vaadake seda. See asi on korralik mootor. Sellel peab olema umbes 300 hobujõudu. See asi. See on hullumeelne, kutid. Lähme teeme siin saarel lõkke päikeseloojanguks. Ei suuda uskuda, et me sellega hakkama saime. Lähme. See saab praegu täielik ahi olema. Kõik, visake see kommentaaridesse. Kommentaarides käib juba küpsetamine.
kokkamine, viimane kokkamine toimub sellel mahajäetud saarel ja ma olen sellest täiesti elevil. kui see maha põleb, lähen valmistame oma kala ette. me kasutame just hullu tehnikat, mida ma pole kunagi varem Hispaania makreliga proovinud. Lähme edasi. See asi on põhimõtteliselt puhas lihakutid. ma arvan, et me peame selle valmistamiseks kasutama parimat viisi, et saaksime kasutada meie tänaseks välja toodud tunnuskoostisosa selleks ülimaks pidusöögiks. ma mõtlen, et kasutame saba peaaegu nagu suurt kooti. See on see, mida ma mõtlen. Nagu suur. Kujuta ette lambakooti, ainult et see on lihtsalt hiiglaslik makrel. Kas sa teed nalja? Vaata seda seal ja me saame selle otse tule kohale panna. Just nii! Et see ühtlaselt küpseks. Me lõikame selle natuke sisse. Ilmselgelt te teate, et oleme juba oma sojakastme ja tule avanud. Aga meil on veel midagi, mille kohe avame. Mees, see on ilmselt nii pöörane, kui see üldse saab olla. Jah, me viskame selle otse tule kohale. Poisid, vaadake seda seal. See ongi nii hea, kui see üldse saab olla. Me panime selle kohe siia tule kõrvale, poisid, nii et kogu leek ei ole selle peal. See on kohe ääre peal. Saab ilusa leegi peal grillitud. Ja siis paneme kõik need iseloomulikud koostisosad otse peale. Hetked nagu see panevad mind elu hindama. ja ausalt öeldes olen ma nii õnnistatud, et mul on igaüks teist olemas. poisid, te vaatate ja ma tahan lihtsalt südamest tänada teid kõiki. Ilma teieta poleks see võimalik. Ja ma tõesti armastan teid kõiki väga. Lõpupidusöök toimub praegu, poisid, ja teate, meil on mõned koostisosad, mille oleme lahti lukustanud. Esiteks, esimene päev, poisid, meil on siin meie sojakaste. Paneme natuke seda peale. Vaadake seda! Issand jumal! Ilmselgelt kasutasime tuld, mille me teise päeva jaoks avasime. Ja kolmandal päeval saime jumala nektarit. Mesi, kallis, me teeme sellel saarel meesojaga makrelli. Vaata seda! kui te saaksite seda praegu nuusutada, läheksite hulluks. Olgu, ainult üks asi on teha, tuleb sellele kallale asuda. See on imeline liha, meesoja stiilis. Sellistel saartel pole midagi paremat kui meesoja makrel. See on ausalt öeldes uskumatu, sellepärast me seda teemegi. Siin on veel videoid, ära unusta laikida ja tellida. Näeme järgmises pöörases seikluses. See on uskumatu, me tegime selle ära. Juhuu!